Tere päevast kõigile! Kell on täpselt 2 saanud ja alustame oma tänase veebiseminariga. Veebiseminari teema täna on hallitusseened. Hallitusseeni on meil meie ümber igal pool, aga et mis hetkest nad kui meile võivad ohtlikuks muuta. Et sellest me siis täna räägime. Ja räägib meile sellest valdkonna väga tugev ekspert Kalle Pilt. Ta tutvustab ennast ise kohe hetke pärast. Tema loeng on umbes 45 minutit, aga ma annangi siit sõna Kallele üle ja head kuulamist kõigile. Ja aitäh! Tervist siis ka minu poolt. Tutvustati mind ära juba, nimi öeldi ära, võib-olla hästi natukene räägin ka endast. Et nimi on Kalle Pilt ja ma olen hariduselt ehitusinsener. Ehk ma ei ole bioloogia haridusega, aga hallitusseentega ma puutun kokku just läbi ehitiste ja rajatiste, et hallitusseened, nagu juba eelnevalt öeldud, on igal pool. Kui nüüd vaadata seda parempoolset fotot, siis hallitusseened enamasti kasvavad seal, kus on sellised niiskemad kohad ja paraku see foto on tehtud väga tüüpilisest kohast, kus hallitusseened kasvavad. Alati olen oma loenguid alustanud sellega, et olen rääkinud inimese ja looduse suhtest või koosmõjust. Ja seda ma nüüd illustreerin selle parempoolse fotoga, ülemise fotoga, kus ma olen seal ühe suure puu kõrval. Ja sellega ma sümboliseerin seda, et inimene on looduse kõrval ei miski, nii väike. Ja sellepärast me peame alati arvestama enda ümber loodusega, mõtlema sellele, kuidas loodus toimib, kuidas meie ökosüsteem toimib ja mitte vastanduma loodusele. Nii et kui ma praegu hakkan hallitusseentest rääkima, siis kõigepealt tahan öelda, et hallitusseened on head. Ja, nad on vajalikud, nad on meile kõigile vajalikud, ilma nendeta poleks meidki. Ja nende selline need inimesed, kes ütlevad, et hallitusseened tuleb täielikult tõrjuda ja hävitada, need inimesed ehk ei mõtle sellele tasakaalule looduse ja inimese tegevuse vahel. Igapäevaselt ma olen Eesti Mükoloogiauuringute Keskuse nõukogus, teen sellist üldstrateegilist juhtimist seal. Juhin ka ühte väikest ehitusettevõtet ja loen loenguid Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias. Et hästi selline mitmekülgne tegevus. Aga minu põhiline uurimisvaldkond on ikkagi seened hoonetes, nii hallitusseened kui puitu lagundavad seened ja neid ma olen uurinud nüüd üle 20 aasta. Nii et kogemust on selles valdkonnas ja olen siin saanud päris sellise omapärase tunnustava nime, et ma olen vammivana. Ehk siis tegelen maja vammi ja teiste seentega. Siin on ka selline karikatuur sellest. Kuid see selleks. Lähme loenguga edasi ja hakkan teile ikkagi rääkima hallitusseentest. Seda te ju siia kuulama tulite. Kõigepealt küsimus, kust tulevad hallitusseened? Nagu siin sissejuhatuses juba öeldi, hallitusseened on kõikjal. Nad on kõikjal meie ümber. Nad on mitte üksnes ümber, aga ka meie nahal, meie sees. Nad on erinevatel pindadel, nad elavad õhus, need on kõikjal. Ja hallitusseened on teise nimetusega, võib neid öelda ka mikroseened, sellepärast et nad on nii väiksed, et neid praktiliselt ei näegi. Nende suurus on seal keskmiselt selline 1–3 mikromeetrit ja inimese silm hakkab nägema siis, kui neid mikromeetreid on palju suurem või rohkem. Alles siis, kui hallitusseened moodustavad koloonia, ehk siis kui neid on hästi palju, alles siis hakkab neid nägema. Ja seda siis
nimetatakse hallituseks. Ehk siis, kui inimene hakkab silmaga nägema hallitusseene kolooniat, siis seda kutsutakse hallituseks. Enamasti on probleem tekib siis, kui ongi silmaga nähtavad kolooniad. Et kuni kolooniaid ei ole, siis enamasti probleemi ei ole. Aga ma pärast ka räägin, et võib olla ka siis väikseid probleeme, aga enamasti probleemi ei ole. Üks hästi oluline teadmine hallitusseente osas on see, et nagu ma ütlesin, nad on üks osakene meie ökosüsteemist ja ökosüsteemis nende roll on eluta orgaanilise aine lagundamine. Ehk siis kõik, mis on eluta orgaaniline aine, seda seened leiavad, et see on nüüd vaja lagundada, looduses on niimoodi loodud ja nad hakkavad seda lagundama. Ja lagundatakse tõesti kõike. Lagundatakse toiduaineid, lagundatakse erinevaid esemeid, paberit, lagundatakse isegi puitu, need on siis juba puitu lagundavad seened ja nii edasi ja nii edasi. Kõik eluta orgaaniline aine kuulub lagundamisele. Ja kui seda lagundamisprotsessi ei ole, siis oleks, ma ei tea, siis meie ökosüsteem ei toimiks. Nii et veel kord, nad on head. Aga siin on nüüd see küsimus, et head on nad kuni teatud määrani. Ehk siis inimesele hakkavad nad vaegusi valmistama siis, kui teatud piir on ületatud, kui nende arvukus on kas siis õhus või pindadel on läinud liiga suureks. Ja erinevatel liikidel see arvukus, mis on suur, mis hakkab probleeme tekitama, on erinev. Nii et hästi oluline on mõõta hallitusseente arvukust. Ja selleks mõõtmiseks on tehtud standard EVS ISO 16000-17 õhuproovide standard. Ehk siis võetakse ükskõik, kas siis siseruumidest, välisruumidest, erinevatest ruumidest, pumbatakse teatud hulk õhku läbi impaktorseadme Petri tassi peale, mida te seal paremal näete, ja vaadatakse, mis seal välja kasvab liigiliselt ja kui palju neid liike, arvuliselt neid kolooniaid seal välja kasvab. Nii et ja siis saab hinnata seda, et saab hinnata, mis liigid on, kas need on ohtlikumad liigid, vähem ohtlikumad liigid ja saab hinnata ka seda, kui palju neid on arvuliselt. Ja see on juba selline objektiivne hinnang ja kuna ta on standardiseeritud hinnang, siis me seda saame ka võrrelda. Saab võrrelda teiste teadlaste andmetega, teiste uuringute andmetega ja saab kehtestada piirmäärasid ja norme. Nii et õhuproovid on üks kõige parem hallitusseente arvukuse ja ohtlikkuse määramise meetod. Võib võtta ka materjaliproove ja pinnaproove, aga seal on üks puudus. Seal me saame kätte küll selle liigi, mis seal kasvab pinna peal või materjalis, aga me ei saa kätte seda, kui palju seda on. Sellepärast, et seda võib nüüd väga subjektiivselt hinnata, et palju ja vähe. Ka Soomes on selle kohta ka normid olemas, et kui palju pinnast on kaetud kolooniatega, aga ma hindan, et see ei ole objektiivne. See on ikkagi väga subjektiivne, sõltub inimesest, inimese teadmisest või teadmatusest ja nii edasi. Nii et materjaliproovid, pinnaproovid on head, aga mitte nii head kui õhuproovid. Ja kui õhuproovi võtta, siis alati tuleks lisaks sellele proovile määrata ära ka selle koht ja aeg. Sellepärast hallitusseened, nende kontsentratsioon õhus muutub, kui mitte tundidega, siis vähemalt päeva jooksul muutub oluliselt. Hommikul, kui inimene on näiteks magamistas üles tulnud, siis seal võib olla see kontsentratsioon oluliselt suurem, aga siis, kui ta teeb aknad uksed lahti, eks ole, tuulutab ruumi ära, on kontsentratsioon kohe langeb. Ja enamasti sõltub see hallitusseente hulk õhus ka suhtelisest õhuniiskusest ja ülejäänud sisekliima tingimustest. Nii et kõik need näidud on vaja kirja panna. Ja siis me saame nii kvalitatiivse, ehk siis millised liigid, kui ka kvantitatiivse, kui palju neid on, koguse, tulemuse.
ja hästi oluline on võrrelda seda siseõhu tulemust välisõhu tulemusega. Sellepärast, et ütleme, et hooned ei ole õhutihedad, et nii või teisiti on välisõhus olevad mikroorganismid satuvad ka siseõhku ja tuleks seda võrrelda. Ja me oleme alati leidnud, et kui välisõhus on kontsentratsioon väiksem kui siseõhus, siis on probleem. Ja loomulikult vaatame ka liike, et kui liigid on samad, siis on hästi, aga kui siseõhu liigid on erinevad, nad on mingisugused indikaatorliigid, millest ma pärast ka räägin, siis võib olla ikkagi siseõhus ka väikese kontsentratsiooni puhul probleem. Ja mis selle probleemi, millest see tekib, selle hästi tihti seletab ära see, et millised liigid on, kas nad on niiskuse indikaatorid, näitavad seda, et kusagil on kõrge niiskus või nad on mingisuguse erilisel substraadil kasvavad liigid. No, seda peab alati vaatama, et mis sealt Petri tassi peal välja kasvab. Ja enamasti me määrame siis domineeriva liigi, ehk siis see, mis on põhiline ja teised liigid, mis seal Petri tassi peal veel ka olemas on. Tulemused antakse PMÜ-des kuupmeetri õhu kohta, ehk siis see on pesa moodustav ühik ühes kuupmeetris õhus. Üks pesa moodustav ühik on üks sama, kui te vaatate paremas neid Petri tassi, see sama täpikene seal on pesa moodustav ühik. Ja alati tuleb leida ka põhjus, et miks see arvukus on nüüd nii suur või nii väike, nagu ta parasjagu on. Ehk siis ei piisa ainult liikide ja koguse määramisest, aga tuleb otsida ka põhjuseid. Kui nüüd vaadata, mis need põhjused võiks olla või millised on hallitusseente arenguks vajalikud tingimused, siis nendest kõige olulisemad ma olen siin välja toonud ja neid kõige olulisemaid on 3. Esimene on õhuniiskus. Õhu suhteline niiskus, kui ta tõuseb üle 70%, siis peaks teoreetiliselt hallitusseente hulk hüppeliselt kasvama. See on teaduslikult välja toodud, seda on palju laborites uuritud, aga paraku pean tunnistama, et meie uuringud Eesti Mükoloogia Uuringute Keskuses ei kinnita seda, et 70% juures nüüd hallitusseente hulk oluliselt tõuseb. Ja siin on 2 põhjust. Üks põhjus on see, et suhteline õhuniiskus sõltub alati temperatuurist. Siin on minu hea kolleeg Johan Matson välja toonud sellise graafiku, et kui temperatuur tõuseb, siis suhteline õhuniiskus langeb ja kui temperatuur langeb, siis suhteline õhuniiskus tõuseb. See tähendab seda, et me ei saa vaadata ainult suhtelist õhuniiskust, me peame vaatama alati ka temperatuuri. Ja kui nüüd mõelda temperatuuri peale, siis hallitusseente arenguks selline ideaalne temperatuur on sama, mis on inimesele hea või inimese mugavustaseme temperatuur. See on nüüd umbes 22-24, hallitusseente puhul isegi kuni 28 kraadi on selline hea temperatuur. Järelikult, kui me vaatame nüüd, et õhuniiskust 70%, siis me peaks vaatama kohe ka temperatuuri ja kui temperatuur on 22 kraadi, siis on probleem. Aga kui temperatuur läheb allapoole, on näiteks seal 5-10 kraadi või mõnes ruumis 15 kraadi ja õhuniiskus on 70, siis seda probleemi nii väga ei ole. Ja tegin ka siia sellise kokkuvõtte. Vasakul pool on hallitusseente hulk PMÜ-des kuupmeetris õhus ja all on suhteline õhuniiskus ja tegelikult siin on näha, et üks ühele suhtelise õhuniiskusega seost ei ole. Kui me oleks siia lisanud ka temperatuuri ja suhtelise õhuniiskuse, siis oleks see seos on palju tihedam, aga siin, nagu te näete, korrelatsiooni kordaja on ainult 0,08, mis on tegelikult väga-väga väike. Nii et õhuniiskust peab vaatama alati koos temperatuuriga ja probleemid algavad siis, kui õhuniiskus on üle 70%, temperatuuri juures üle 20 kraadi.
siis võivad probleemid olla. Nii, ja loomulikult, kui räägime hallitusseentest kui elusorganismidest, siis nad peavad millestki toituma ja nagu ma alguses sissejuhatuses ütlesin, hallitusseened toituvad alati orgaanilisest ainest, ehk siis nad on orgaanilise aine lagundajad. Kui ei ole orgaanilist ainet, siis hallitusseened areneda ei saa. Tõsi, see orgaanilise aine hulk, mida hallitusseened toiduks vajavad, on tihti väga väikene ja ta võib olla isegi õhus olevad orgaanilised ained, ainult mis siis pindadel ladestuvad, tolmus olevad orgaanilised ühendid, nii et see hulk on hästi väike, mida hallitusseened vajavad ja sellepärast tekivad kolooniad ka mineraalsete materjalide peale, näiteks toa seina peal või nurkades võib tekkida hallitusseene koloonia, kuigi seal silmaga nagu orgaanilist ainet näha ei ole, aga samas on sinna ladestunud siis õhust või erinevaid orgaanilisi ühendeid. No nii, millal tekib probleem, millal või kuidas see hallitusseen inimesele mõjub ja milline on mõju. See mõju võib olla puhtalt ka füüsikaline. Ehk siis, kui õhus on hästi palju hallitusseene eoseid, nad on nii suured, et nad parajat moodi hakkavad koloniseerima hingamisteid ja seal võib olla ka seeneniidistiku osakesi ja lihtsalt silmad lähevad rähmaseks, suu läheb paksuks, selline ebameeldiv olek. Aga füüsikaline mõju üldiselt inimesele on väga väikene. Puitu lagunduvate seente puhul see füüsikaline mõju on natukene suurem, aga hallitusseente puhul on, ütleme, kadub väike. Et selleks, et nüüd inimene ikkagi tunneks füüsikalisel põhimõttel hallitusseente olemasolu, selleks peab neid väga palju olema. Küll on väga oluline hallitusseente puhul keemiline mõju ja seda sellel põhjusel, et paljud hallitusseened toodavad mükotoksiine, mis on siis toksilised ained, mis siis inimesele valmistavad vaegusi. Ja mõnede hallitusseente toodetavad mükotoksiinid valmistavad väikestes kontsentratsioonides juba vaegusi, teistel hallitusseentel peab neid mükotoksiine olema palju rohkem. Hästi huvitav on see, et ühel ja samal liigil ei pruugi alati olla mükotoksiinide eritust või tootmist ja millest see on tingitud, seda nüüd teadlased alles uurivad ja ei ole veel jõudnud lõplikul kokkuleppele, et millest see tingitud on. Ja loomulikult on hallitusseened ise on ka orgaanilised ühendid ja nad suurendavad siis seda VOC-i arvu või lenduvate orgaaniliste ühendite arvu õhus. Mükotoksiinides ma natukese aja pärast räägin veel, siis juba natuke konkreetsemalt, millised liigid, milliseid mükotoksiine toodavad ja kuidas need siis inimesele mõjuvad. Nii et kui sellest slaidist midagi meelde jätta, siis kõige olulisem mõju on mükotoksiinid. Nüüd teiselt poolt mõelda, et kuidas need inimest mõjutavad, siis see mõju võib olla nii otsene, ehk siis kui need mükotoksiinid tungivad organismi, siis tekivad allergilised nähud, tekib väsimus, immuunsussüsteem hakkab tööle ja palju muud. Või see mõju võib olla ka kaudne, näiteks see, et kui immuunsussüsteem tegeleb hallitusseentega, siis kogu inimese energia või immuunsussüsteemi võimekus läheb hallitusseentega tegelemise peale ja inimene jääb haigeks hoopis mingi teise bakteri või viiruse või haiguse tekitaja tulemusena. Nii et see mõju võib olla nii otsene ja kaudne ja sellepärast ikkagi tuleks jälgida hallitusseente kontsentratsiooni õhus, et kui neid on palju, siis võib ka see kaudne mõju avalduda, ehk siis inimene jääb haigeks hoopis mingil muul haiguse tekitaja põhjusel. Kuidas nad saavad meie organismi? Siin on üks Maalehest välja võetud foto hallitanud leivast
ja see on selline kõige tõenäolisem, kõige suuremad kogused satuvad organismi läbi söömise. Siin on jälle küsimus ka liikides. Ehk siis näiteks see sama roheline hallitus, mis seal leiva peal kasvab, see ei pruugi isegi päris suurte koguste puhul inimesele mingit mõju avaldada. Veelgi enam, me ju tegelikult sööme teadlikult hallitust sisse, ehk siis hallitusjuustud erinevad on ju puhtalt, ongi hallitusseened seal kasvavad ja see muudavad selle juustu meile teadlikuks. Nii et jah, söömise puhul tuleb alati mõelda, et kas ja kui palju hallitusseeni seal on. Näiteks kui on moosipurk, eks ole, seal peal kasvab õhukene kiht hallitusseeni, siis võib võtta need hallitusseened lihtsalt sealt ära ja moos on täiesti kasutamiskõlblik. Aga mida teha ei tohi, loomulikult seda purki ei tohi raputada, sellepärast siis lähevad need seeneosakesed igale poole moosi sisse ja see moos enam ei ole söömiskõlblik. Ja alati tuleb vaadata ka seda, et millised need liigid seal peal kasvavad. Ja kui hallitusseeni on ikkagi palju toiduainetel, siis, kus nad ei peaks olema, siis mõttekas oleks pigem ikkagi see toiduaine ära visata. Aga väikese koguse puhul võib ka näiteks lihtsalt puhtaks pesta või see hallitusseente ka kahjustatud osakene või see koloonia, mis sinna tekkinud on, ta lihtsalt välja lõigata ja ikkagi seda toiduainet kasutada. Teine, seda läbi söömise me saame kontrollida hallitusseente sattumist organismi, aga läbi hingamise me reeglina ei saa kontrollida. Me ainult tunneme seda, et miskit on valesti, et pea hakkab valutama või siis tekivad mingisugused allergilised nähud, väsimus tekib. Aga me reaalselt ei saa väga mõjutada seda, mis läbi hingamise meie organismi satub. Ja sellepärast ma alati soovitan, et kui nüüd tunnete, et mingis ruumis teil ei ole hea olla, et teil on väsimus, teil on peavalu, teil on mingisugused muud silmad kipitavad, tekib nohu, mingisugused allergilised nähud, siis alati tasub võtta sellest ruumist õhuproovid ja vaadata, mis seal ruumi õhus ringleb. Ja läbi hingamise satub küll väiksem kogus organismi hallitusseeni kui läbi söömise, aga ikkagi see kogus on märkimisväärne ja mis hingamise puhul on hästi oluline, on see, et nad tulevad läbi meie kopsu ja hingamisteede, kus tegelikult satuvad need hallitusseened ja nende eritatavad ained, siis muuhulgas ka mükotoksiinid, väga kiiresti verre. Nad levivad väga kiiresti. Ja siis võib ka väiksed kogused võivad tekitada olulisi probleeme. Ja kolmas võimalus on läbi naha sattumine, aga see on nii väike, et sellele ma ei tahaks isegi aega kulutada. See võimalus, et hallitusseened läbi naha meie organismi satuvad, on väike. Tõin välja ka siin enam levinud hallitusseened nii välisõhus kui ka ruumides. Nad on suhteliselt sarnased, aga ma ei hakka siin pikemalt peatuma nende juures, et neid kahte ketast te saate pärast ise uurida. Võib-olla nii palju võib öelda, et siin 3 kõige domineerivamat liiki on aspergilluse perekonnaliigid, Cladosporiumi perekonnaliigid ja penicilliumi perekonnaliigid. On need ikka, mis reeglina domineerivad. Ja need on sellised tavalised ruumiõhus olevad seened. Näiteks penicilliumi puhul see kontsentratsioon võib olla päris kõrge, aga mingisuguseid vaegusi ei teki, samas kui seal mõne teise perekonnaliikide puhul juba väikse koguse juures tekib vaegusi. Kuidas meie organism sellele reageerib, kui hallitusseened satuvad organismi, siis te kõik olete kuulnud sellisest nähtusest nagu
sick building syndrome ehk siis haige hoone sündroom, kus siis võib tekkida inimesel peavalu, kontsentreerimisraskused, hingamisraskused, nohu, köha ja muud sellised nähud. Sellest haige hoone sündroomist ma väga palju ei räägi, sellepärast et ma eeldan, et kõige õigem on ikkagi mõõta osakeste hulka õhus ja siis alles otsustada, et kas see haige hoone sündroom on tingitud hallitusseentest või siis on seal hoopis mingisugused muud probleemid. Näiteks me oleme väga tihti tuvastanud seda, et ka väga kuiv õhk võib olla probleemiks, kui tekivad hingamisraskused, väsimus, silmad hakkavad valutama ja nii edasi. Nii et selles suhtes ei pruugi alati hallitusseened olla see põhjus, alati tasub neid mõõta. Ja alati peab arvestama ka seda, et erinevad inimesed on väga erinevalt reageerivad hallitusseentele. Et on inimesi, kellele võib olla tuhandeid ühikuid kuupmeetris õhus ja nad tunnevad ennast hästi ja mõni teine inimene juba paarisaja juures tunneb, et tekivad kas allergilised nähud või mingid muud vaegused. Et ka inimesed on erinevad. Ja siinkohast tahaks veel ühte asja öelda, et miks me võrdleme välisõhuga alati siseõhu näitusid, on see, et me eeldame seda, et välisõhus olevad hallitusseened on enamasti inimesele ohutumad ja inimene talub neid paremini kui siseõhus. Näiteks kui te lähete metsa, eks ole, sügisel hingate seda värsket õhku sisse, siis seal on tuhandeid osakesi ühes kuupmeetris õhus ja te tunnete, et see on hea värske õhk, et mingit probleemi ei teki. Aga samas näiteks, kui lähete mingisse niiskuskahjustusega piirkonda hoones, seal hingate sisse, seal võib olla ainult mõni 100 ühikut ühes kuupmeetris õhus ja juba te tunnete, et kas on mingid probleemid või siis tunnete ennast halvasti. Ja seda ma juba ütlesin, et imenduvad hästi kiiresti verre ja mõju on kiire ja selline tõsisemad häired, mis sellega tekkida võivad, on siis astma ja aspergilloos ja nii edasi. See keel, mis seal kõrval on ühe immuunsuspuudulikkusega inimesel, kus siis hallitusseened on koloniseerinud kogu keele. Nüüd siis nendest mükotoksiinidest ja nende mõjust. Ma ei hakka neid tabeleid ka ette lugema, te saate neid rahulikult pärast tudeerida ja vaadata või siis võrrelda tulemustega, mis hallitusseened teil on leitud õhus ja millised mõjud nendel hallitusseentel on. See tabel on kokku pandud erinevate autorite ehk kirjanduse põhjal. Siin on nii meditsiinikirjandust kui ka hallitusseente uurijate andmeid. Ja siin ma tooks välja ainult ühe hallitusseene ja tema poolt toodetavad mükotoksiinid ja see hallitusseen on Staphylococcus chartarum ehk siis see keskel, mis siin on. Ja siin on tema poolt on mitu erinevat mükotoksiini, mida need seened toodavad. Ja ma ise olen suhteliselt tugeva immuunsussüsteemiga, aga see on nüüd selline seen, mille puhul isegi minul on mõnel objektil tekkinud allergilised nähud. Nimelt näiteks nina hakkas kiirelt jooksma, silmad hakkasid kipitama ja nii edasi. Et see on nagu see seen, mille juures ma tahaks eraldi peatuda ja tema mükotoksiinide tootmise juures siis eraldi peatuda. Siin on see tabeli jätk. Siin enam nii olulisi või nii halbu seeni ei ole, kuigi Staphylococcus chartarum on siin ka alumises reas on korra ära mainitud. Veel kord seda tabelit siis saate ise uurida, mõelda sellele, et väga pikalt selle juures ei peatu, sellepärast et tänane loengu aeg on
piiratud. Küll aga tahaks nüüd rääkida ikkagi natuke sellest Staphylococcus sartarumist, mida ma hindan, et see on Eestis kõige rohkem vaegusi tekitav hallitusseen Eesti kliimas või meie ökosüsteemis. Teda on nimetatud ka mustaks hallituseks, aga ma ise ei tahaks teda nimetada mustaks hallituseks, sellepärast et musta värvi on väga palju teisi liike. Ja kui nimetada teda mustaks hallituseks, siis võib juhtuda see, et inimesed iga musta hallitust nähes satuvad paanikasse, et see on kohe Staphylococcus, ei ole, enamasti ei ole. Aga millal või kuidas seda Staphylococcust paremini ära tunda, on see, et kui nüüd Staphylococcus kasvab, siis ta kasvab enamasti sellistel pindadel, kus on tselluloosi või siis mõnda muud madala lämmastikusisaldusega materjali, eriti tselluloosi. Kui nüüd vaadata Eesti ehitusmaterjale, siis kõige paremini kasvab Staphylococcus kipsplaadil. Sellepärast seal on pealmine kiht on paber ja paraku sellest paberis on palju tselluloosi ja kui see paber saab märjaks, siis seal hakkavad kasvama. Aga tselluloosi on ka erinevates kõrrelistes. Näiteks kui on hein, siis juba minu ema ütles, et kui hein läheb mustaks, siis seda ei tohi loomadele anda, loomad surevad ära. Ja see hein läheb mustaks, seal siis kasvavad ka enamasti Staphylococcuse osakesed, kes üritavad seda heina lagundada. Ja teine, mille poolest Staphylococcust väga hästi ära tunneb, on see, et ta kasvab ainult väga märgades oludes. Ehk siis ta praktiliselt tahab ikkagi sellist lahtist vett piirkonnas. Mitte päris vee sees ei kasva, ükski hallitusseen ei kasva päris vee sees, aga kui on tugevalt märgunud piirkond või on lahtine vesi, siis seal hakkab ta kasvama. See tähendab seda, et selleks, et Staphylococcus kasvaks, selleks peab olema kas veeleke, väga tugev vee kondenseerumine või siis mingi muu põhjus, kus on see niiskuse hulk on hästi suur. Ja siis, kui ta pinna peal kasvama hakkab, siis see hallitusseene kiht on oluliselt paksem kui ülejäänud hallitusseentel. Enamasti hallitusseened kasvavad ainult pinna peal, nad liibuvad pinna peale, siis Staphylococcuse puhul võib see hallitusseene kiht olla isegi siin mõne millimeetri paksune. See koloonia võib olla mõne millimeetri paksune. Ja sellest tunneb hästi ära Staphylococcuse. Nii et 2 või ütleme 3 olulist, millest ära tunneb, on see, et tselluloosi sisaldavad materjalid, teine on hästi niiske keskkond ja 3. on siis selline hallitusseene või hallituse kihi paksus. Ja kui on tegemist Staphylococcusega, siis ma soovitan koheselt üks asi, et endale mask ette panna, et hallitusseened ei satuks hingamisteedesse ja võimalusel seda ruumi mitte kasutada ja 3. asi koheselt tegeleda selle likvideerimisega. Sellepärast, et Staphylococcuse kahjustus, näiteks ma enne rääkisin, et minul endal tekkisid nähud, need nähud tekkisid 15 minuti jooksul juba. Et ta mõju on nii kiire, läbi hingamisteede imendub kiiresti ja see mõju on nii kiire ja nõrgema immuunsussüsteemiga inimestel võivad need nähud olla väga tõsised. On isegi, mõned teadlased arvavad, et on isegi lõppenud surmaga juhtumeid, ehk siis see oli kopsuverejooksud ja teised teadlased vaidlesid sellele ka vastu, aga igal juhul on see väga ohtlik hallitusseen. Nii, et selle hallitusseene puhul ma tõesti soovitan, et kui see tekib, siis koheselt midagi ette võtta. Ja nüüd mõelda sellele, et kuidas ennetada hallitusseeni. Ennetamisest ma väga palju ei räägi, sellepärast, et see ennetamise teema on nii pikk, et ta vääriks eraldi loengut, aga põhiline on ikkagi see, et vältida pindade märgumist on üks asi, kuidas on võimalik ennetada hallitusseeni. Alati pange endale ruumidesse üles suhtelise õhuniiskuse mõõtjad
ja kui see õhuniiskus tõuseb üle 70%, 20-22 kraadi juures, siis tuleb mõelda seda, kuidas õhuniiskust saab kiiresti alla viia. Ja teine ennetamise baasreegel on see, et puhastage pindasid. Et kui pindadel ei ole orgaanilist ainet, siis hallitusseened seal kasvada ei saa ja siis kogu ka õhus kontsentratsioon väheneb, sellepärast et kui need kasvavad pindadel, tekivad pindadele kolooniad, siis sealt lenduvad osakesed ka õhku. Eestis selliseid nõudeid hallitusseente osas ei ole kehtestatud. Ma tean, et juba minu teada üle 5 aasta on juba üritatud kokku panna nõuded sisekliimale, aga seal on keskendutud põhiliselt õhuvahetusele, mis ei ole vale, aga hallitusseened on sealt vähemalt sellest eelnõust praegu peaaegu välja jäänud ja ma arvan, et need sisekliima nõuded, kus hallitusseeni ei ole täiuslikud. Aga Soomes on nad olemas ja Soomes on selline üldine norm on see, et kui jääb alla 150 ühiku 1 kuupmeetri kohta, siis on tavapärane, normaalne. Kui on 150-500 pesa moodustavat ühikut 1 kuupmeetris, siis on kõrgenenud ja üle 500 on kõrge. Ma arvan, et need on objektiivsed, need arvud, aga siin ei ole käsitletud liike. Näiteks Tahopotruse puhul oleme me leidnud, et juba alla 200 pesa moodustava ühiku 1 kuupmeetris õhus võib tekitada tõsiseid probleeme. Nii et need näidud on head, neid saab jälgida, nendele saab mõelda, nendega saab hinnata midagi, aga kindlasti tuleb vaadata ka liike. Millised liigid õhus on domineerivad ja millised on muud liigid ja vastavalt sellele siis hinnata, et kas on probleemi või ei ole probleemi. Jah, selles kavandis, mida nüüd koostati, oli sees algselt ka ohtlikud ja niiskuskahjustustele viitavad liigid, indikaator mikroorganismid, aga see võeti välja. Ja nüüd praeguses eelnõus, mis peaks olema ministeeriumides kooskõlastamisel, seda ei ole. Ja ma olen teinud ettepaneku Eesti Mükoloogiauuringute Keskuse poolt nii majandusministeeriumile, kes seda määrust siis haldab, kui ka Sotsiaalministeeriumile, et seda määrust ei võetaks vastu sellisel kujul ja et need samad indikaatorliigid ja piirnormid pandaks sinna määrusesse sisse, sellest et hallitusseened on väga oluline osa meie hoonete sisekliimas. Ja siin, nagu te näete, need indikaatororganismid ongi Stahopotrus loomulikult, mida ma veel rõhutan, mis on üks võib-olla järgmine Stahopotrusele on Aspergillus flavus, on selline kollane hallitus, mis tekib pähklitel, ülekastetud lillemullal. Hästi tihti me leiame Aspergillus versicolorit, Aspergillus niger. Need on sellised niiskuse indikaatorid, trichoderma niiskuse indikaator. Nii et kui neid liike leiate, siis tasub vaadata, et kui palju neid on ja tasub mõelda sellele, et kuidas hallitusseente kontsentratsiooni õhus vähemaks viia. Nii, kokkuvõte. Et 45 minutit hakkab paraku juba täis saama, mõni minut ongi ainult veel jäänud. Ja kokkuvõtteks see nüüd võib-olla ei ole kõige parem võrdlus, aga must lagi on meie toal. Ehk siis paraku on hallitusseentest tõesti lagi vahepeal nii must, nagu siin paremal pool näha on. Ja siin on, kusjuures kõige hullem on see, et need vannitubade ripplaed, kus ei ole mitte midagi näha, seal taga võib olla väga palju hallitusseeni ja need hallitusseened võivad sealt sattuda ka ruumi õhku ja läbi selle siis inimese hingamisteedesse kopsu ja imenduda verre. Nii et neid tasub, hallitusseeni tasub uurida ja vaadata, kontrollida hooneid. Võib-olla selle võrdlusel on veel üks selle
Juhan Liivi luuletusega, on see, et väga palju kirjutatakse hallitusseentest, räägitakse hallitusseentest, aga internetis 90% nendest on arvamused ehk siis emotsioonid ja kuidagi on levinud teadmatus ehk siis, et väidetakse, et hallitusseened on halvad ja neid tuleb hävitada. Ma pigem leian, et hallitusseentega tuleb leida tasakaal ehk siis nad on vajalikud meile, aga tuleb mõõta, uurida, kuidas need negatiivsed liigid, mis meile probleeme tekivad, kuidas nende kontsentratsiooni all hoida ja kuidas meie sisekliimat tervislikumaks muuta. Aga see, et nad täielikult elimineerida sisekliimast, ma arvan, et siis meil kõigil oleks hoopis halvem, mitte ei oleks parem. Nii et kokkuvõtteks, nad on olemas igal pool, nad on olemas meie ümber, meie sees, meie peal. Küsimus on ainult liigid ja kogused, kui palju on hallitusseeni meie ümber. Teine on see, et kõige parem vahend või meetod meie ümbritseva sisekliima parandamiseks on elukeskkonna muutmine või ütleme hallitusseentele ebasobiva elukeskkonna loomine. Ja siin on kaks asja, mida me muuta saame. Ma arvan, et me keegi ei taha külmkapis elada, see on ka hea võimalus hallitusseene elukeskkonna halvendamiseks. Aga kõige paremad, mis meiegi saame teha, on see, et õhuniiskust jälgida, nii pindadel niiskust kui ka suhtelist õhuniiskust. Ja teine on siis kontrollida, et meil pindadel ei oleks orgaanilist ainet või seda substraati, millest siis hallitusseened saaks hakata toituma. Ja kolmas oluline teadmine sellest loengust on see, et erinevad liigid mõjuvad inimese tervisele erineva kontsentratsiooni puhul ja ka inimesest sõltub väga palju, kui tugev on inimese immuunsussüsteem. Teada-tuntud tõde on see, et nõrgem immuunsussüsteem on imikutel ja vanuritel. Nemad peaks eriti jälgima seda, milline on nende ümbritsev keskkond. Aga enamus hallitusseeni on ohutud erinevas kontsentраtsioonis. Ja normide väljatöötamisel on veel palju teha, et ma loodan, et ministeeriumid leiavad ühise keele meiega ja lülitavad ka hallitusseene kontsentratsioonid loodavasse sisekliima või panevad ka hallitusseene kontsentratsioonid loodavasse sisekliima normi. No nii, see oligi minu lühikene loeng. Jah, ta oli hästi lühikene, nagu pealkirigi ütles, ülevaatlik. Aga kui teil on küsimusi ja tähelepanekuid, võite siis küsida nüüd ja kohe või siis kui nüüd hetkel ei tule ühtki küsimust pähe, siis võite mulle kirjutada. Minu meiliaadress on siin all olemas. Võite lugeda neid artikleid, mis ma olen kirjutanud. Need on mõlemal lehel, nii minu isiklikul kodulehel kui ka Eesti Mükoloogiauuringute Keskuse kodulehel. Ja proovin teid igati aidata. Need, et aitäh, et ära kuulasite.